Niisiis, tere tulemast meie tänasele kokkusaamisele, kus me arutame viimase aasta õppetööd. Muidu oli nagu kõik korras olnud, kui distantsõppe välja jätta. Loodetavasti seda enam ei tule. Kuna kõik teavad, et nüüd saabuva koduõppe olukorraga on raskem õpilasi õpetada, oleme teid siia kutsunud, et saaksime koos välja mõelda viise, kuidas õpilasi koduõppe ajal paremini harida. See on tõesti suur probleem, aga olen märganud veel ühte muret. Juba enne distantsõpet istuvad lapsed päeva otsa ühes kohas. Olen kuulnud, et see kahjustab nende tervist. Kas distantsõppe ajal ei ole probleem mitte suurem, kui nad istuvad päeva otsa videotundides ja iseseisvaid töid tehes? See on tõesti tõsine probleem. Kas kellelgi on ideid selle lahendamiseks? Aga mis siis, kui me pannaksime õpilased õppimise ajal ka liikuma? Aga kuidas seda teha? Ma olen kuulnud ühest grupist, kes praegu just selle probleemiga tegeleb. Ma isegi olen ühte nende videot näinud. Ma kohe näitan seda teile. Tere, meie oleme tiimviirus Tallinna Reaalkoolist. Meie poolt uuritav probleem on lastevähene liikumine koolitundides. Tavaline koolitund kestab 45 minutit, mille jooksul õpilased istuvad samas kohas ning ei liigu üldse. Me leidsime ajakirju ning artikleid lugedes, et Maailma Terviseorganisatsiooni uuringu järgi ei tohiks inimesed pikemalt kui 45 minutit üldse istuda. Kui ka peab pikemalt istuda, ei saa isegi lisaharjutamine seda tervist kahjustavaid efekte eemaldada. Need tervist kahjustavad efektid on suurem võimalus vähi saamiseks, suurem võimalus depressiooniks ja muud ohtlikud asjad. Me rääkisime Tartu Ülikooli liikumislabori töötajate Leene Korbi ja Maarja Kalmaga ning nad ütlesid, et liikumisaja katkestamine lihtsalt vahel püsti tõusmisega on piisavalt hea, et neid terviseriske tõsiselt vähendada. Nad ütlesid ka, et tõsisem liigutamine on muidugi parem. Me hakkasime seepeale mõtlema, kuidas saaksime seda probleemi lahendada. Meil oli palju mõtteid, interaktiivsed arvutimängud vahetundidesse, takistusrajad koridorides, liikumisprogrammid ja nii edasi. Lõppude lõpuks mõtlesime me välja idee, mis laseb lastel liikuda ilma nende õppimist tegemata. See on meie idee. Meie lahenduseks on liikumisarvutused, mis ennetavad õpilaste istumisest tekkivaid terviseriske, kuid mille tegemise ajal on lapsed saaksid õppida. Me kogume ülesanded kokku sellisesse raamatusse. Ülesande juures on kirjas vajalikud vahendid harjutuse läbiviimiseks ning detailsed instruktsioonid õpetajatele, et ilma segaduseta oma õpilasi juhendada. Me oleme teinud oma lahenduse ka äpiks, mida on näha siin. Praegu näitame teile kukerpalli diameetri harjutust. Siin on näha instruktsioone õpetajale ning palju, kuhu õpiline saab panna oma eksperimendi tulemused. Nende põhjal arvutab äpp välja, kas õpilise vastus on õige või vale. Me saatsime Tallinna Reaalkooli, Tallinna Kesklinna Põhikooli ning Kiili kooli küsitluse, kus uurisime õpilastelt ning õpetajatelt nende arvamusi meie lahenduse kohta. Me saime õpilaste küsitlused üle 300 vastuse ning õpetajate omalt 20. Ainult 20% õpilastest ütlesid, et nad oleksid meie liikumisharjutuste vastu. Enamus õpetajaid, 90%, ütlesid, et nad oleksid nõus meie lahendust valmis produktina kasutama. Siin on paar näidet meie ideedest. Tee kukerpall ning arvuta välja oma raadius. Tõsta kott ja arvuta, kui palju jõudu sa selle tõstmiseks kasutasid. Me esitasime need harjutused oma vastava aine õpetajatele ning nad andsid meile nõu, kuidas neid paremaks teha. Näiteks oli üks meie varasem harjutus kätekõverdustega, aga tänu õpetajatega rääkimisele saime me teada, et enamus klassides ei ole piisavat ruumi nende tegemiseks ning mõndadel õpilastel võib nendega raskusi tekkida. Me rääkisime 4 õpetajaga meie koolist ning nad ütlesid, et nad oleksid valmis meie lahendust enda tundides kasutama. Peale poolfinaali videode lõpetamist andsime oma ülesanded reaalkooli algklasside õpetajale, Kati Kurimile. Ta kasutas meie algklasside harjutusi oma tundides ning tema tagasiside oli enamjaolt positiivne. Ta ütles, et kõige paremad olid harjutused, mida sai väga lihtsalt ilma lisaasjadeta klassiruumi kohe teha. Ta ütles ka, et väga lihtne oli ülesandeid teistes teemades ümber kasutada. Tema soovitused olid, et me teeksime ülesande rohkem võistluslikumaks, et õpilasi motiveerida. Meie peamised konkurendid on Liikuma kutsuva kooli programm ja VEPA programm. VEPA on Eesti versioon GBG-st ehk Good Behavior Game'ist. See on programm, mis soovitab koolidel teha mängupause tundide ajal. Need pausid on küll kasulikud, aga juba nende endi sõnul ei ole nende programmis palju füüsilist liigutamist. Ning seetõttu ei ole nad meiega rivaalitsev projekt.
ning seetõttu teeksime nendega pigem koostööd, kui konkureeriksime. Loodame, et meie esitlus on teid veennud meie ideed oma klassides kasutama. Kena päeva jätku!